See maja aadressil Kuninga 1 on äärmiselt rikka ajalooga ning asub tõepoolest pealinna elu tuiksoonel. Kõik on käejala juures. Kuninga tänav 1 asub otse Olte Hansa restorani kõrval ja Raekoja platsi vahetus läheduses. Et see on see inimeste ja turistide mekka. See on hoovimaja. Et see annab sellele korterile elamisväärtuse, et tegelikult on siin vaikne ja rahulik. Aga kui minna oma väravast välja, siis satud elu pöörisesse. Et neile, kelle meeldib inimeste seas elada, siis see on vahetus läheduses. Ja. Selle korteri tegelik väärtus ei seisna ka sugugi vaid asukohas. Terve elamine on täis detaile, mis viivad meid ajas tagasi üle poole sajandi. Alustades näiteks selle kaminaga. Ja, neid kaminad on käinud hindamas ka härra Kuuskemaa ja ma ei suuda seda kaminastiili nüüd järgi öelda, aga seda tüüpi kaminaid on Tallinnas säilinud 2-3 tükki. Ja tõesti, nagu on näha, ei ole kaminal ühtegi tahmajälge ja töötab ideaalselt. Et aga tegemist oli omal ajal ka kaupmeeste eluasemega, siis seda meenutab praeguses elutoas asuv ratasvints, mis on samuti originaal. Ta töötab praegugi ja kõik see mööbel, mis te näete, on selle ratasvintsiga üles tõmmatud. Nii et ta ei ole mitte ainult haruldus, vaid ta on töötav haruldus. Et selliseid rattaid on Tallinnas säilinud väga vähe. Aga see ratas eristub sellega, et ta reaalselt toimib ja töötab. Maja oli nõukogude ajal väga kehvas seisus ning tänase olukorra saavutamiseks nägid praegused omanikud vaeva ligi 7 aastat. Eks ta jõudis õnnetus ja väga kurvas seisus ja omanikud pidid kõigepealt koristajatena rügama ja palju prahti ja prügi välja viima. Kui pikast ajaloost me siis selle maja puhul räägime? Kinnistut või maatüki krunti nimetati esimest korda 1307 ja maja ennast on ürikutes mainitud esimest korda 1407. Ja see maja on kuulunud ka erinevate tehingute tulemusena kunagi piiskopile, seepärast on ta kutsutud ka piiskopi majaks. Ja legendid räägivad, et siin majas elas ka Baltasar Russov. Just selles hoovimajas, kes teab äkki selles samas köögis või ruumis tol ajal on ka viibinud Baltasar Russov, nii et siis on see tõeliselt ajalooline. Nagu teada, siis Baltasar Russovist kirjutas ka Jaan Kross oma kuulsas romaanis ja seda Kuninga tänav 1 maja on seal korduvalt mainitud. Vahva on aga see, et vanaaegsed majad pakuvad ka toredaid salakäigukesi. See näiteks viib otse elutoast lastetuppa. See on niisugune vallatu käik, millel tänapäeval ei olegi muud kui ajaloolist huvi ja mängulist huvi pakkuv. Ja lastele kindlasti väga põnev, kus saab turnida ja laste vanematele väike võimalus kontrollida, mis lastetoas toimub. Tänasel päeval on aga ligi 100 ruutmeetri suurune korter müügis, hinnaga 450 000 eurot. Ja loomulikult ei ole seal kõik vana ja taastatud, leiab ka palju uut. Siin on tubli tööd teinud sisearhitekt Pille Lausmäe ja siin on üks hea näide, et see trepp seob harmooniliselt tervikuks nii selle keskaegse maja kui tänapäevase tehnoloogia ja selles trepis on ka küte sees, nii et iga ilmaga saab mõnusalt soojala üles minna.